Eelmises aruandes vaatasime siis kuupõhist aruannet, aga nüüd võtame natukene pikema perioodi. Võtame näiteks 1. august 2019 kuni 1. august 2020 ja vaatame ühe masina terve aastast kütusekulu. Kui kliendil on vaja siia näiteks lisalahtreid, siis andke meile sellest julgelt teada ja saame siia informatsiooni juurde tekitada, mis just täpselt teid huvitab. Võtame siis esimese kuu oli jaanuar. Jaanuaris sõideti siis 6547 kilomeetrit. Selle aja jooksul tehti 120 sõitu ja kütust tarbiti 1936 liitrit. Keskmine kütusekulu kütuseanduri järgi oli 29,5 liitrit 100-le ja keskmine matemaatiline kulu oli siis 27,09 100 kilomeetri kohta. Kuna see masin on läbi sõitnud siin juba rohkem kui 1 000 000 kilomeetrit, siis matemaatiline kulu on sisestatud siis või arvestatud tootja andmete järgi, siis tootja andmed kindlasti enam ei kehti ja tuleb ikkagi vaadata pigem kütuseanduri järgi tarbitud kütust. Keskmine kulu tühikäigul on 8,23 liitrit tunnis ja 1 liitri kütusega on sõidetud 3,38 kilomeetrit. Vaatame, mis on siin olnud kõige ökonoomsem kuu. Siin on 3,48. See on olnud juunikuu. Et juunikuus on sõidetud kõige ökonoomsemalt. Ja siin on näha ka, et keskmine kütusekulu on olnud 28,7 kütuseanduri järgi ja 1 liitri kütusega on suudetud sõita siis keskmiselt 3,48 kilomeetrit. Kui te nüüd soovite keskmist matemaatilist kulu täpsemaks teha, siis selle jaoks valige masina taga olev mutrivõtme ikoon ja siis saate muuta matemaatilise kütusekulu natukene suuremaks, et teil oleks sisuliselt topeltkontroll. Üks siis, mida näitab teil kütuseandur paagis ja teine siis, mida näitab matemaatiline. Selleks võtame selle mutrivõtme märgist lahti, valime andurid. Ühtegi andurit CarCops autovalve siin muuta ei soovita, need on juba eelseadistatud, et kõik toimiks korrektselt. Mida te aga võite muuta on matemaatilise kütusekulu visard. Siia siis sisestame kulumäärad 5 liitrit tunnis, 35 liitrit on siis linnatsüklil ja 27 liitrit paneme linnalähitsüklil ehk siis maanteel. Vajutame OK. Tuleb hoiatusteade, et andurid kustutatakse ja luuakse uued matemaatilise kütusekulu andurid. See meile sobib, vajutame OK. Vajutame siin ka OK. Eelnevalt vaatame siin, et meil oli keskmine kulu oli 27,29. No me nüüd tegime uued andurid. Vajutame OK. Ja paneme ta uuesti genereerima. Ja nüüd on meil näha, et jaanuaris oli kütusekulu anduri järgi oli 29,57 ja matemaatiline on 29,4. Et suht samasse auku, nii et saate oma masina täpsed andmed sisse panna. Kui ta on loomulikult läbi sõitnud 1 000 000, siis need andmed võib panna suuremad ja saate siin sisuliselt topeltkontrolli teha. Loomulikult matemaatiline ei arvesta siin koormat, et kui raske koorem on parasjagu peal olnud, et selle jaoks on ikkagi eraldi käiv andurpaaki, mis näitab siis palju täpsemaid numbreid. Aga sisuliselt, kui teil kütuseandurit ei ole vaja, soovite matemaatiliselt jälgida, siis tegelikult, nagu näete, saab matemaatiliselt ka väga edukalt jälgida. Ja kui on need matemaatilised numbrid teada, siis näitab siin väga täpselt. Meeldivat kasutamist!